Jah, selle liistu lõikamisega sain ma hakkama, aga tegelikult olen ma ikka üks igavene kobakäpp ja pigem kutsun endale professionaalid appi, näiteks remondifirmast. Ja nüüd vaatamegi, mis meestel praegu käsil on. Remondimees Kasper, kohtume taas, kuid nüüd juba uues kohas. Mis tööd siin teoksil? No siin oli nüüd selline lugu, et omanik kirjutas meile ja meil oli niimoodi hakkasid lugema, scrollisid ja muudkui läks pikemaks ja tundus, et nagu lõppu ei tulegi. Et jah, inimesel kodus oli siis aastate jooksul tekkinud hunnik muresid ja siis nüüd otsustasid need ühe korraga mõistlikum lahendada, kui käia jupitamas. Ja siin on siis tegelikult 2 päeva jagu pusimist, et pisiasjad nagu ikka kuhjuvad ja kui nüüd, ei tea, otsas pihta hakata, siis kamin tahtis uuesti värvimist saada, telekas kolis. Siin lihtsalt, et see kõik oli enne siin samasugune olemas, põhimõtteliselt teie lihtsalt, mis te tegite, lihvisite, käisite värviga üle siis või? Jah, väike viimistlus, parandus ja uuesti struktuurvärv peale. Nüüd on veel üks kiht teha ja siis on ta valmis. Nii, see on siis nagu üks asi sellest suurest nimekirjast. Mis siis veel oli? No telekas oli valest seinas, tahtis kolida siia. Pole hullu, teeme ära. Värvimine jääb tulevikuks. Siis välitöid on natukene teha, silikoonimist on palju, et ka siin kui me vaatasime seda põrandat Mustamäel, et seal oligi tegelikult sellest silikoonist asi alganud, õigemini silikooni puudumisest. Et siis siin on inimene märganud, et on hakanud vahet sisse tekkima, puhastasime ära, tõmbame uued kihid peale, jälle on mitmeks aastaks mure murtudeks. Ja neid kohti on tegelikult siin maja peal mitmeid olnud, mida me oleme käinud. Ja veel natukene liistu, natukene ukselingid vahetada, on logisema hakanud, ukse sisud, nii edasi, valgusteid välja paigaldada, mõned pistikud, et see nimekiri on väga-väga pikk. Aga mõni oli selles nimekirjas ka selline töö, mis alguse esmapilgu tundus, et seda nagu polegi remondimehed varem teinud, et näete, saame uue kogemuse. Tead, ma arvan, et konkreetselt kaminat ma vist ei ole värvinud. Nüüd ütleme, lähiajal küll ei tule meelde. Aga üldiselt ega need tööd on nagu suhteliselt sarnased, kohad on erinevad, et see on alati need nüansid on nagu erinevad, eks. Kui me esimest korra sinuga kohtusime, siis peatusime ka sellele, et see kliendi ja remondimeeste vaheline suhtlus on selline hästi vahetu, te olete kogu aeg kätte saada, et kuidas selle maja perenaise peremehega on läinud? Sama lugu, et tegelikult inimese ühel teisel pinnal me juba töid teostasime ja siis ütles, et nüüd on mul kodus ka tegelikult terve hunnik asju ja leppisime ajad kokku, tuleme kohale. Tööd algasid ja tänasega tõenäoliselt ka lõpetame, et see ongi teise päeva õhtuks on kõik asjad valmis. Nagu aru sain, siis tänasega saavad tööd ühele poole, kamin on tehtud, liistudega olete siin möllanud, aga ka akna juures vist oli, ma saan aru, perenaine ütles, et tuli mingi veeloik oli teil vahepeal siin. Jaa, et niisugune huvitav asi on juhtunud, et see päike, nii palju kui teda on teinud ikkagi nii palju liiga, et ta kuivatab selle silikooni nii palju ära. Väljapoolt siis? Jah, just, et lihtsalt päiksepaiste ja UV-ga tapab selle silikooni totaalselt ära ja siis vesi hakkas pääsema akna vahelt tuppa põrandale. Ja on küll pakett-aken, mis peaks olema nagu pikaajaline, eks, aga ikkagi ilmastiku vastu ei saa. Et mingites teatud oludes võib selliseid asju ette tulla ja tõmbame uue silikoonikihi peale, nüüd on jälle kadunud. Kõigepealt vana maha ja siis uus peale? Jah, ikka alt ära puhastada ilusti vana kõik minema ja siis uus värske triip peale. Et vastasel juhul ka ta jääb nagu niisugune veits mängima ja ei ole hea tihenda. Aga kas see on selline, ma mõtlen, nagu ma ei ole seda varem kõrvalt näinud seda protsessi, aga kas see on midagi sellist, millega saaks, ütleme, lihtne pereisa saab hakkama või tuleb ikkagi kutsuda asjatundjad? Jaa, seda natuke harjutada, et sellega tuleb tegelikult päris hästi ise toime, et lihtsalt viimistluses on küsimus, et võib-olla ise tehes ei jää see võib-olla nii ilus esimestel kordadel, aga tänapäeval on juba ka vahendeid, isegi juba tuubi otstel on niisugused spetsotsikud kaasas, millega pärast tõmmata ilusti see silikoonitriip üle ja jääb ta niisugune väga ilus viisakas. Siin teisel korrusel, mis te siin mütate, liistude lõikamine pooleli? Jaa, et nagu see Raul Jaak Ervin üks jalgvara või et see on hetkel pooleli. Aga jaa, hetkel on siis veel siin lõpetamisel lapsetoas liistude paigaldamine või õigemini vahetamine. Ja sai ka siis lambid uued lakke pandud ja ülemisel korrusel ka garderoobi peegel paigaldatud ja ka vannitoas mõned tööd tehtud, et näiteks seinasisene siis vetsupott, mis siis on, kus on siis see paak on seina sees, aga see välimine osa sai siis lahti võetud, seest ära puhastatud, uuesti kokku pandud, värske silikoon, jälle silikoon on ja siis ka valamusegistid olid siuksed natukene logisesid, et sai neid seal parandatud, et ka teisel korrusel jagus jällegi ülesanded. See liistude panekul, mis on või selline A ja O, kui nüüd anda televaatajale näpunäiteid? No ütleme, selline saag on nagu A ja O tegelikult. Et on olemas neid käsipinke või nagu ütleme niisuguseid pakke, kus sa saad ka siis vahele panna liistu, lõigata õige nurga all käsisaega, aga see viimistlus ei ole nagu jällegi see, et kui sa tahad ikkagi sirgelt täpselt nurka, siis selline aparaat lõikab ikkagi väga sirgelt ja selgelt selle asja ära. Ja loomulikult paigaldusel, et me kasutame siis naelapüssi,
plaks seina, et ka jälle jääb ära puurimine, kruvimine ja liimimine on ka niisugune, võib olla nagu mitte kõige parem lahendus, et osadel juhtudel kipuks teinekord lahti hüppama, et ikka natukene ka fikseerida naljakas, aga ole hea, tuleta veel korra meelde, remondifirma mehed, millega te täpsemalt siis tegelete? Millal tasub teil helistada ja millal võib-olla ei tasu? No üldiselt ega meile tasub alati helistada, tööpäeviti loomulikult, aga ütleme, ei ole tegelikult asju, millega me väga ei tegele. Ütleme, mingid kõrgtööd, päris maja ehitust me ei tee, aga pisiasjadega, kui on vaja kas või kuni siis korteri täiesti taastusremondini välja, eks, et kõik seinad, laed, mis vaja on, paigaldame valgusteid, kardinapuid, mis iganes tegelikult. Ja hetkel siis on tegelikult ikkagi Harjumaa teie see töö kaugemale ei jõua praegu? Täna paraku veel, et kuna inimressurssi on nii palju, nagu meil on, ja ka ei taha väga suuri ampse korraga võtta, et teeme ikkagi vastavalt oma võimete piires. Ja see meiliaadress ja see telefoninumber, kuidas siis ühendust saab? Tasub minna siis remondifirma.ee, sealt kontaktivormi kaudu meiega ühendust võtta või siis info@remondifirma.ee ja telefoninumber on meil 45 12 10.